Aitäh, head kolleegid ja keskerakondlased. Kui see tänane istung alguse sai, siis ma tegin ettepaneku võtta välja päevakorrast kõik punktid ja minna rahulikult koju. Miks? Sest tegelikult see asi siin ju niimoodi toimubki. Siin saalis on terve hunnik inimesi, kes käituvad nagu melanhoolsed mehaanikud ja võtavad vastu ilma mingi kriitika meeleta, hääletavad poolt ükskõik mis asjale, mis linnapea kabinetist tuleb ning opositsiooni lihtsalt ei viitsita kuulata. Mulle meenutab seetõttu linnapea sellist vaikiva ajastu peremeest Brežnevit, kibestunud vana inimest, kes tahab kõik asjad oma kontrolli all hoida, et mitte mingil juhul tekitada dialoogi, et mitte mingil juhul jääda ilma taburetist. Või siis te mäletate Ilfia Petrovi, seal oli pisut hulluks läinud aadlipealik ja keda filmis kehastas geniaalselt Papanov. Mäletate, kui tulid filmis Papanovi unistused, suured sigarid, valged püksid, palju noori naisi, daamide orkester ja nii edasi. Et ka see meenutab mulle väga Savisaart, sellepärast, et just oma unistusi või oma mõtteid kipub ta siin ellu viima, unustades ära, et ta on valitud eelkõige ikkagi linnapeaks, mitte aadipealik Vorobjaninoviks. Nii et inimene, kelle käe alt tegelikult see eelarve pärineb, on kaotanud igasugusest sideme reaalsusega ja mis parata iseenesest päris saamatu kuju. Aga filmist meie linnapea väljuda ei taha. Asjalikke küsimusi dialoogi eirab, nagu ma ütlesin, eks ole ju, siis see lahendab mingid pseudoasju või siis mingeid asju, nagu see tänava valgustuski, eks ju, täiesti valel ajal kevadest, kui kõik hakkab minema valgeks. Mis veel eriti inetu, toob mängu igale poole lapsed, mäletame neid kõikvõimalikke Vene Föderatsiooni huvides toime pandud lastelaagreid, aga ka täna pressis levivaid fotosid Lasnamäelt, kuhu on tekkinud kommionud, kes siis mingile lasteaiarühmale on kätte surunud rohelised Keskerakonna õhupallid. No see on pehmelt öeldes lihtsalt jälk. Niisiis, ja veel sellest eelarvest, kui seda läbi lugeda, siis pange tähele, juhtub ka kindlasti järgmisel aastal, nii nagu on juhtunud eelnevatel, et poole pealt tegelikult võidakse igasugused read ümber mängida ja muuseas loomulikult küsimustele pärast vastamata, selgitusi andmata, lihtsalt tõstetakse raha ühest kohast teise, ilma mingi aruandluseta. Ja loomulikult katsutakse likvideerida iga väikenegi algatus, mis pärineb nende inimeste peast, kes kas või hüpoteetiliselt võiks meie Tallinna Brežneviga mitte nõus olla või tema taburetile kuidagi ohtlikuks osutuda. Mõtlesin tükk aega, mis asi siis on, et eelarve see kindlasti ei ole ja pole midagi parata, see meenutab mulle kõige rohkem putkamajandust. Täiesti lihtlabast putkamajandust 90 aasta alguses, putkat, kus müüakse sidrunimaitselist odekolonni, sigaretti, kartulit, küttepuide ja siis pileti ette näitamisel saab seda poole hinnaga. Nii et reklaamides muidugi seda meie kõigi raha eest, oma siis putkamajandustelevisioonis raisates hullumeelseid summasid selle asemel, et tõepoolest midagi ka kodanike heaks ära teha. Nii et IRL-i inimesed arvavad, et putkamajanduse aeg võiks olla läbi, on ikkagi olemas siukene asi nagu kodanikuühiskond. Kutsun kõiki ennast kokku võtma, olema julged kodanikud ja hääletama selle putkamajanduse vastu, sest tegelikult on kõikidel kodanikel väga halb elada linnas, mille linnapea pillub eessõnu ja elab ka ise nagu mingis muinasjutus lolli vann, kes kujutab ette, et linn on tema ahi, millega ta sõidab, kuhu ta tahab. Aitäh!